Ilmselt on meist igaüks kokku puutunud moel või teisel internetis levivate väljakutsetega. Küll tahetakse ämbritäit vett pähe valada koos jääkuubikutega. Kindlasti leidub mõni suurepärane dieet, mis on vaja ilmtingimata kõikidele ära teha. Selles valguses on mul väga hea meel, et meie väljakutseks sai raamatu lugemine. Ja natukese täiendusena sinna juurde sellest teistelegi rääkimine, teistele tutvustamine. Mina valisin tookord raamatuks Emotsionaalne intelligentsus, mis on välja antud 1997. aastal ja kelle autoriks on Daniel Goleman. Kuna aga ei saa olla teie juures seal Endla talus, siis tekkis mõte kutsuda teid kaasa virtuaaltuurile, võtta raamat ühes ning vaadata, milliseid mõtteid tekitab see raamat liikudes ühes väikeses Rootsi linnakeses nimega Malmö. Võiks küsida, et miks ma valisin sellise raamatu, kas ma otsisin sealt enesabi või mõnda tarkusetera, mida seni lugenud ei olnud, ma ei teagi. Tundus lihtsalt põnev raamat. Aga seda raamatut lugedes hakkasin ma ära tundma ühe tuttava inimese kõnemaneeri. Ei, see inimene meie kontoris ei tööta, tegemist on ühe akadeemilise näitlejaga. Ja kui ma sel teemal temaga juttu tegin, siis selgus, et antud raamat on olnud kohustuslik kirjandus Eesti näitlejatele, just neile, kes seda kõrgtasemel õppida soovivad. Nii et väga põnev algus. Üllatuseks paljudele võib-olla võiks olla asjaolu, et suuremad juhid maailmas on just nimelt kõrgema EQ-ga. Head insenerid ja teadlased on pigem kõrgema IQ-ga. Ma ei tea, kui kõrge võis olla selle linna asutajamehe ja varasema juhi EQ, aga on näha, et selle tööga ta päris hästi hakkama sai. See raamat on üles ehitatud peamiselt 5 põhilise osa peale. Esimene nendest on emotsionaalne aju. Ja praegu siin silla peale jõudes on teie ees tegelikult praeguse Malmö linna üks kõige tulisem ajukeskus. Alles sel suvel valmis saanud Malmö Live nimeline keskus ja selle eemal kuju, mis peakski meenutama aju või vähemalt selle aju sees toimuvaid protsesse. Aga see hoone ise on rajatud just nimelt kontserdite, teatrite ja konverentside keskuseks ehk kogu tarkus on tulnud siia kokku. Selle silla peal kõndides, ma ei tea, kas see kostab või mitte, aga hakkab mängima muusika, mis peaks looma meeleolu nii kontserdile tulijatele kui kontserdilt ära minejatele. Kahjuks või õnneks hakkab see iga kord mängima, ka öösiti. Ja selle kanali abil, mis siin paistab, kandub see heli väga kaugele ja väga kõvasti. Nii et mina kuulen peaaegu, et iga õhtu selle silla helisid, kui keegi öine uitaja siit üle läheb. Raamatu esimene osa keskendubki niisiis rohkem erinevatele emotsionaalsetele konstruktsioonidele inimese ajus. Pigem on see selline meditsiiniline jutt, mida sealt lugeda saab. Minnes aga raamatu teise osa suunas, mille pealkirjaks on emotsionaalse intelligentsuse iseloom, on paslik rääkida Malmöst kui sellisest ekstreemsest linnast, mida ennekõike just meedias või õigem oleks ütelda välismeedias palju esile tuuakse. Sest nimelt on Malmöst saanud üks Rootsi kõige kriminogeensem linn. Neid
konflikte ja probleeme on kindlasti igas suures linnas, aga siin kohe erakordselt palju. Tõsi küll, õnneks veel mitte vanalinnas. Aga selleks, et inimestele meelde tuletada sellist rahumeelset suhtumist asjadesse, on ühele linna peaväljakutest asetatud selline kuju, milleks on siis sõlme keeratud revolver. Ja loodetavasti siis inimesed sellest mõnikord ka möödudes sellise rahumeelsete lahenduste peale mõtlevad. Aga selline koht, nagu praegu siin näha on piiriks Malmö vanalinna ja selle kõrgtehnoloogilise Malmö vahet. Uusim linnaosa on nimega Västrahamn ja sinna on kokku kogunenud kõik võimalikud firmad, IT-firmad, kaubandus, tööstus ja peamiselt büroohooned ning loomulikult ka ülikool. Raamatu 3. osa on emotsionaalse intelligentsuse rakendamine. Vaadates seda hiigelkõrget maja, millest on saanud Malmö tunnus ja kaubamärk, võib muidugi arvata, et selle ehitajad on olnud väga kõrge IQ-ga või vähemalt loojad ja selle maja ülemisel korrusel olevas luksuslikus toas on võimalik kõigest 2000 euro eest ööd veeta, kuid mina olen hakanud arvama, et ega seal majas vist ikkagi väga kõrge mõtlemisega inimesed ei saa olla, sest valdavalt on ilm udune ja kõrgemalt kui 10. korrus ei ole enam aknast mitte midagi välja paista. Pigem on need üksikud toredad ilmad nagu praegu. Aga kõndides siin kaldapealsel olen ma teel selle raamatu 4. osa ja 4. peatüki suunas, milleks on võimalused. Malmö linn omal ajal, kui suurem tööstus ära lõppes, hakkas otsima võimalusi, kuidas ellu jääda sellel turuolukorras. Kui ette tuleb meri ja kallas lõpeb, siis tihtipeale võivad head mõtted ka otsa saada. Õnneks siin ei ole see päris niiviisi läinud, vaid on ette võetud suurem ehitus ja rajamistöö selleks, et inimene saaks liikuda vee peale edasi. Ja niiviisi ongi ka selles raamatus toodud jadamisi võimalusi, millele tuleks mõelda olukordades, kus jalge all on vesi. Kuid see ei tähenda tingimata seda, et jalad oleksid märjad, kui te olete leidnud õige koha, kus seista. Seal taamal paistab praegu aga Öresundi sild, mis on peamiseks lüliks siis Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel, kui niimoodi võib ütelda. Otseselt aga Taani ja Rootsi vahet, mida mööda siis toimub liiklus siia suunas. Ja taustal jällegi Västrahamni linnaosa, kus on kokku tulnud ja elamas kõik need inimesed, kes otsivad uusi võimalusi, täpselt nii, nagu ka raamat sellest räägib. Kuidagi iidsetest aegadest on olnud niiviisi, et kui meresõitjad nägid merelt päikest tõusmas, siis tähendas see alati uusi võimalusi, uusi maid ja uusi randu, kuhu välja jõutakse ja seeläbi ka uut rikkust nii enesele kui oma lähedastele. Raamatu 5. peatüki kirjeldamiseks oli paslik oodata aga õhtust aega. Just siis süüdatakse linna peal tuled ja sellel väljakul, mille nimeks on Lilla torg ehk väike turg, ehib sümboolne kirjutuslaualamp. Selle 5. peatüki pealkirjaks ongi emotsionaalne kirjaoskus. Ja võtab ta kokku kõik eelmised peatükid mõtetega, milles räägitakse oskusest
panna kirja oma ideid, oma mõtteid, kuidas panna kirja asju nii, et ka teised neist ühtviisi aru võiksid saada. Sest tähtis ei ole ju mitte see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sinust aru saadakse. Ja siinkohal on ka minul aeg hakata oma väikest ringkäiku linna peal lõpetama. Aga nii nagu ringkäikudele ja raamatutele ühtviisi iseloomulikult, tuleks teha kokkuvõtte loetust ja nähtust. Seda raamatut lugedes sai teada päris palju põnevaid nippe ja võimalusi, sai teada hulganisti meditsiinilisi termineid, sai teada, kuidas on inimesed ühes või teises olukorras hakkama saanud. Kuid see, mida hästi näha ei olnud, oli positiivsus. Kogu selle 398 lehe peal oli laiali laotatud peamiselt negatiivsed sündmused, negatiivsed näited ja negatiivsete olukordadega toimetulek. Raamatu kestel ootasin mõnda peatükki, mõnda osa, kus räägitaks ka sellest, mis tooks inimesi kokku, mis tekitaks head enesetunnet. Kui ei ole teisi inimesi lähedal, siis iseendale. Kui on head enesetunnet võimalik kellegagi jagada, on teadagi tunne kordades ülevam ja võimsam. Nii mõnigi kord aitaks ilmselt optimistlikum ja rõõmsam mõtlemine kaasa või ennetada õigemini neid võimalikke kriisisituatsioone. Ja võib-olla ei olekski nii paksu raamatut probleemidest tarvis kirjutada. Üks Inglismaal elanud sõber rääkis, kuidas alguses oli äärmiselt raske harjuda selle kombega, et iga tööpäeva lõpus pidi vaata et kohustuslikus korras astuma sisse mõnda baari või pubisse ja koos oma kolleegidega jooma ära toop õlut ning rääkimaks sealjuures kõigest muust kui tööst. Sellega ei taheta muidugi kedagi jooma õhutada, kuid vastab tõele, et probleemidest rääkimine on alati parem lahendus kui hilisem tagantjärele tarkus. Aga enne veel, kui lõpetan oma ringkäigu nii linnas kui raamatus, tahaks soovida teile palju emotsionaalset intelligentsust, et te tuleksite toime nende segaste ja keeruliste hetkedega, mis võivad igaühe teele sattuda. Ja selle kõige juures tasub alati meeles pidada väga lihtsat tõde, mida ei peagi väga paksu raamatusse kirja panema. Ennetamine on alati kõige parem probleemide lahendus.